täna on siis meil, pärastlõunal on meil siis viimane sessioon, on võib-olla selline kõige praktilisem ja rakenduslikum, et kui siin enne lõunat me kuulsime neid üldsuuniseid ja maailmatrende ja pärastlõunal või õigemini vahetult enne lõunapausi me vaatasime seda, et mis siis nagu konkreetselt Rakveret puudutavad, siis nüüd lähme selliste tehnilisemate lahenduste juurde ja esimene teema on meil siis üks selline organisatsioon nagu Helico Tehnoloogia Arenduskeskus ja Alar Kuusik räägib meile siis sellel teemal, mis puudutab ilmselt praktiliselt kõiki linnu, kes tahavad olla kas siis just targad, aga vähemalt oma kodanikele suunatud ja see on linnavalgustus. Kuidas valgustada linna targal moel? Palun. Aitäh, Tõnu. Ma pean esmalt ütlema, et siin selle tänase päeva jooksul ma kirjutasin oma slaide kõvasti ümber. Nad olid hästi tehnilised ja nüüd ma paari tunni jooksul tegin neid hästi selliseks, kuidas öelda, kas filosoofilisemaks või vähem tehniliseks. Et kui see on sisse jäänud mõned tehnilised slaidid, siis vabandage ja ignoreerige neid. Mis toimub Eestis, mis toimub kogu maailmas tänavavalgustuse raames? Toimub selline tegevus, et tööjõuhinnad lähevad igal alal üles, täpselt samamoodi ka siis tänavavalgustuses. Kui me räägime praegu, et näiteks tänavavalgustuse lamp maksab siin hõõglamp selline 150 eurot, LED-lamp maksab 400 eurot, siis see lambi vahetuse hind on juba läinud nii suureks, et see muudab paradigmat. Tähendab, me peame hakkama arvestama sellega, et tööjõukulu on märkimisväärne osa sellest lambist endast. Energia hind kasvab muidugi, mis on ilmselgelt relevantne nii targa maja kui targa linnaruumiga. Ja väga oluline on ka see, et maailm elektroniseerub või muutub elektrooniliseks. Ühest küljest on see hea, teisest küljest on see halb, kuna tehnoloogia muutub keerukamaks, mis nõuab ka targemaid inimesi. Siin on mõned punktid, mis ei ole siis punased, ei ole siis halvad, ei ole ka head. Et on tänapäeva tänavavalgustus muutub palju rohkem häälestatavaks. Ühest küljest on see kindlasti positiivne, me saame näiteks valgusvoogu juhtida, me saame teha võib-olla selliseid lahendusi, mis sobivad ülekäiguradadele, inimestele, pargis on parem valgus. Aga kahtlemata see nõuab ka seda, et need installeerijad, projekteerivad, need on oma tehnoloogia vaistult ja teadmistelt palju kõrgemal tasemel, kui nad seni on olnud. Üks selline hästi globaalne asi on tarkvaralisustumine, mis tähendab seda, et igal pool on meil tarkvara, kui vanasti telefon töötas, kui ta poest osta või televiisor töötas, siis praktika näitab, et see nii enam ei ole, kogu aeg on tarvis teha mingisugust tarkvara uuendusi. Ja kui nüüd lambid muutuvad targemaks, siis muutub see probleem, jõuab ka lampidesse, et taas meil on tarvis kasutada rohkem kvalifitseeritud tööjõudu, kes selle tänavavalgustusega suudab hakkama saada. Mis on nüüd positiivsete külgede pealt on see, et tööaeg lampidel kindlasti on pikenenud 30 000 tundi hõõglampidel, LED-lampidel 90 000, 100 000 tundi, 120 000 tundi, et see on kahtlemata positiivne tendents. Ja kuna elektroonika odavneb, siis tekib võimalus kasutada igasugust lisafunktsionaalsust, näiteks hämardamine, tõrketeavitus, muu tark funktsionaalsus. Kus me oleme praegu Eestis ja maailmas hetkel on see, et LED-valgusti teeb oma võidukäiku. Kui siin veel paar aastat tagasi räägiti LED-ist, et see rahaliselt ei ole mõistlik seda paigaldada, siis tegelikult rahaliselt ei ole väga palju muutunud, aga see peamiselt on selline paradigma muutus, et nüüd nõutakse LED-i, et isegi vaatamata sellele, et eelmise põlvkonna tehnoloogiad võib-olla on
praktiliselt rahalises vääringus mitte halvemad, aga on inimteadvusesse on tunginud see, et kui nüüd tänavavalgustuse lampe teha, vahetada, siis see peab olema LED-tehnoloogia. Ja siin on paar sellist fakti ajaloost, et umbes 1995. aastal alustas Eesti ettevõtte Kybernetica aktsiaselts siis LED-lampide paigaldamist laevateedele, mis oli tollal selline väga novaatorlik mõte maailma mastaabis ja nüüd on siis see tehnoloogia jõudnud ka kõige tavalisemale tänavale ja järgmine OLED, orgaaniline LED on siis ilmselt tulemas mingi lähima 5 aasta perspektiivis jõuab tänavale. Mis on nüüd sellised positiivsed momendid on, et LED-valgustus annab disaineritele hästi palju vabadust. Kuna siin on kunstiinimesi päris palju, siis see on kindlasti rõõmustav fakt nende jaoks. Näiteks on võimalik juba valida värvi. Kunagi ma olin Jaapanis, siis mulle väga meeldis see, et nad värvivad asfalti erinevat värvi ohtlikes kohtades punaseks, et miks mitte näiteks panna punast valgust ülekäiguradadele. Selline idee. Ja kahtlemata see avab ka Eesti firmadele sellist võimalust, kuna disaintooted muutuvad populaarsemaks, siis on võimalus ka väikestel firmadel pakkuda oma toodangut. Hiljuti oli siin eelmisel nädalal oli Tallinnas tänavavalgustuse suurem üritus üle-eestiline, kus olid siis mitmed väiketootjad Soomest, kes näitasid oma LED-lampe ja olid ka tootjad Eestist, nii et see on minu arust väga selline tervitatav asjaolu. Nii, mõned sellised baaspunktid LED-valgustuse kohta tänavavalgustuse kontekstis. Et reaalselt me saame energiatarvet vähendada kusagil 50% ringis. Miks mitte rohkem on sellepärast, et vastasel juhul me ei valgusta enam midagi, et selle lambi või LED-i me võime tõepoolest ka 10 või 1% peale tõmmata, aga sellega me enam nagu praktikas säästu ei saavuta. Eelpool mainitud pikk tööiga, 100 000 tundi ja võimalus, et me võime piiramatult klõpsida seda lampi sisse-välja, mis naatrium tüüpiliste vanade tehnoloogiate puhul ei olnud ratsionaalne, mis tähendab seda, et me võime hoopis mõistlikumalt oma lampe kasutada. Nagu mainitud, on tegemist elektroonikaseadmega, kus rakenduvad mitmed ebameeldivad parameetrid nagu temperatuuritundlikkus, niiskustundlikkus, eelpool mainitud keerukus paigalduse ja tõrke otsingu korral. Mõned sellised tehnilisemad parameetrid. Niisiis, kui meil on niikuinii olemas juba LED-lamp kui elektroonikaseade, mis on niikuinii keerukas ja kallis, siis on meil täiesti mõistlik juba teha miskis mõttes targemaid tänavavalgustuse lahendusi. Mis siis võivad olla kas näiteks ajas juhitavad, sisse-välja lülitatavad, hämardatavad individuaalselt. Ja mõistlik on ka, et see individuaalne valgusti on individuaalse rikketuvastussüsteemiga, et me saame tagasisidet. Kuna ta töötab nii kaua, siis meil on mõistlik, et me saaksime teda kiiresti hallata ja tõenäoliselt hoida sellega siis kokku ka tööjõukulude pealt. Nii, kuidas seda teha siis? Põhimõtteliselt on 2 varianti, kas teha seda lokaalselt, lampi juhtida lokaalselt, või siis juhtida tsentraalselt, näiteks siis asula tasemel. Kui me rikketuvastusest räägime, siis see on mõistagi tsentraalne. Me peame need rikkeinformatsiooni kusagile välja saatma. Nii, ja kui me räägime nüüd eesmärgist, siis jah, loomulikult esimene eesmärk on meil energiasääst kaasaegses targas valgustussüsteemis. Näiteks me saame siis välja lülitada mingisugused lambid, mis ei põle, mille järgi pole vajadust, näiteks seal tee on tühi. Lülitada lampe põlema siis, kui auto või inimene liigub selles piirkonnas. Kahtlemata on väga oluline ohutuse kasv, me näiteks hoiame siin ristmikul
valgustus sisse lülitatuna ja muidugi ka siis hoolduskulude kahanemine tänu sellele, et meil on olemas mingisugune tagasiside olemas. Nii, kuidas seda siis oleks mõistlik realiseerida? Esimene selline väide, oluline väide, et linna valgustuse juhtimistaristu võiks olla üks targa linna baaskomponent. Ja seda võiks esitada just antud hetkel, arvestades, et Eesti riigis vahetatakse 7 linnas välja linnavalgustus, ilmselt kuulub sinna siis ka Rakvere. Ja järgmise eelarveperioodi raames on nähtud veel täiendavad vahendid linnavalgustuse parendamiseks, et me võiksime vaadata seda kui võimalust, mitte ainsa võimalusena vähendada energiakulu, vaid pigem ehitada välja üks infrastruktuur, mis on meil kogu linnas, mida me saaksime kasutada mingisuguste täiendavate teenuste osutamiseks. No näiteks siis eespool mainitud bussiinfo edastamine tabloodega, näiteks parkimisinfo, keskkonna kohta käiv info. Kuna see valgustusvõrk, infrastruktuur on meil suure tõenäosusega üsnagi laias osas linnas olemas, siis me võiksime seda infrastruktuuri selleks kasutada. Ja kui nüüd need linnade esindajad, kes siin ka võib-olla on olemas, mõtlevad sellele, et kuidas nüüd teha see LED-valgustussüsteem linna võimalikult odavalt, et selleks minimiseerida näiteks selle 7 linna hanke raames kulutusi, 10%, siis arvestage sellega, et kui te praegu teete midagi minimaalset, siis see lahendus võib tulevikus olla ebapiisav selleks, et saada laiendatud. Kui natukene investeerida praegu rohkem, siis võib tekkida linna selline kasulik infrastruktuur, mida saab rakendada ka muudel eesmärkidel. Jah, muidugi, eelarve on alati probleem, et mis siis või kuidas oleks seda mõistlik teha praegu. Põhimõtteliselt on olemas mõned sellised läbilöönud lahendused. Esimene siis kõige lihtsam on, kuidas me saame energiat LED-lampide puhul kokku hoida, on siis lokaalne juhtimine. Tähendab, me saame lokaalselt näiteks kella järgi hämardada lampe. Tartus on selline süsteem sellest suvest üleval kuskil 60 lambiga. See süsteem siis ei edasta informatsiooni kuhugile tsentraalselt, rikketuvastust ei ole. On olemas siis fiidripõhine või jaotuskilbipõhine juhtimissüsteem, mida siis kasutatakse palju, võimalik, et ka Rakveres, Tallinnas, Tartus. Juba aastaid, võib-olla siin 10 aastat, mis tähendab, et kuskilt mobiilvõrgu kaudu valgustust lülitatakse sisse välja. Või siis on olemas näiteks tsentraalne hämardamine nagu vastavatult Kose teelõigul, et saab energiatarvet siis vähendada astmeliselt 2 korda või 2 etapis. Ja kolmas siis kõige keerulisem süsteem, mis on siis 2-suunaline individuaalne side lambist keskseadmeni, mis tähendab siis, mis on siis nii Tartu linna hange, mis on käimasolev, või siis ka see 7 linna mainitud Keskkonnainvesteeringute Keskuse 7 linna valgustushange, mis siis teatavasti põhineb CO2 müügist saadud rahast Austriast. Ütleme, tüüpiline eelprogrammeeritav valgusti töötab siis sellise põhimõtte järgi, et arvutatakse välja kesköö ja siis mingi programmi järgi on võimalik sinna lampi sisse salvestada selline programm, kuidas vähendatakse valgusvoogu ja energiatarvet. Selle probleemiks on põhiline, et see on ükskord programmeeritav või see enam muuta. Ja ei saa kasutada ka mingisuguseid lisaolukordi, näiteks kui meil on mingisugune vabaõhuüritus, siis me ei saa muuta oma valgustust. Seega on siin mingid probleemid, mitmed probleemid. Kui on olemas fiidripõhine juhtimine, nagu see on siis Tallinnas, Tartus, on probleemiks see, et me ei saa infot valgustite olukorrast, ehk siis me taas ei kasuta LED-valgustuse põhiomadust tema pikka eluiga.
seetõttu ühesuunaline side keskkontrollerist lambile ei ole enam tänapäeval ratsionaalne ja on mõistlik kasutada siis juba kahesuunalist sidet. Kuna meil LED-lambi puhul on siiski juttu natukene kallimast lambist, siin mõnesaja euro lamp, 300, võib-olla 350 eurot tänapäeval, siis on mõistlik selline 3-astmeline, mitte triviaalne, mitte kõige lihtsam juhtimissüsteem. Siin on siis üks selline joonis, mis tähendab, et põhimõtteliselt on meil igas lambis mingisugune juhtimiskontroller, on olemas mingisugune sidekanal, mis võib-olla siis erinevat moodi on olemas mingi tsentraalne kohapealne juhtimiskilp, kus on siis näiteks mobiiliside või midagi analoogilist. Ja on olemas siis mingisugune tsentraalne juhtimissüsteem, kus me saame siis monitoorida iga individuaalse lambi olukorda, energiatarvet, tema heledusrežiimi. Eesti puhul on mõistlik lahendus, et see nii-öelda tänavakontroller on siis näiteks 3G GSM kontroller. Konkreetselt lambi juhtimine võib siis käia erinevate tehnoloogiatega, kas siis juhtme kaudu, raadioside kaudu ja kusagil asub siis veebi juhtimissüsteem. Kui nüüd praktikas rääkida, siis millised meetodid on nagu enam levinud, põhimõtteliselt 2 lahendust. Üks on siis tõepoolest selle elektrijõukaabli kaudu või siis teine on raadioside kaudu. Tulevikus ei saa ka näiteks välistada optilist sidet, kuna siin on Eestis näiteks arendatakse visual light communicationit, kus lampide vahel on optiline side, või siis võib-olla ka näiteks fiiberside, mis võimaldab lihtsalt informatsiooni edastada lampide vahel, tekitab jämeda toru nii-öelda. Võib-olla tehnilisest informatsioonist veel, et kui nüüd mõnes linnas või kusagil hakatakse paigaldama sellist lambipõhist juhtimist, on valida, kas see powerline communication ehk siis juhtmepõhine side või siis raadioside, siis tuleb märkida, et kuigi neid juhtmepõhiseid süsteeme on tehtud palju, need on ikkagi suhteliselt vananenud. Tehnoloogiad, mis on enam kasutatud Soomes, Norras, seda võib praeguseks hetkeks pidada natukene vananenuks, oleks tarvis üle minna uuemaaegsele tehnoloogiale, aga see ei ole veel päris küps. Nii et antud hetkel on raadiotehnoloogiad väga mõistlikud lahendused kasutamiseks tänavavalgustuses. Kui nüüd võtta kokku mõned sellised soovitused, siis Eestis on umbes 200 000 tänavavalgustit. Ütleme 10 000 Tartus, 50 000 Tallinnas, 10 000 teistes väikelinnades, kusagil on veel siis platside peale tuleb need umbes 200 000. Et põhimõtteliselt võiks seda kõike juhtida ühest kohast, see ei ole nii suur arv. Eelistada tuleks avatud süsteeme, sest nagu me näeme siin, Soome esindajad on ka, kõik teavad, mis juhtus Nokiaga. Et tundub, et see suletud maailma paradigma on, vähemalt hetkel see ei tööta enam, et on kasulikum vaadata tulevikku, valida lahendused, mis on avatud. Ja mõistlik oleks neid lahendusi ka realiseerida Internet of Things kontseptsioonist lähtudes, mis tähendab seda, et me räägime sellest lambist tõepoolest natukene laiemalt kui lihtsalt lambist. Et see on mingi konkreetne objekt selles laiemas infrastruktuuris, mis võimaldab osutada ka muid teenuseid peale selle valguse pakkumise inimestele või autodele. Võib öelda ka, et on olemas 2 kontseptsiooni, Internet of Things ja Internet of Everything. Mulle isiklikult meeldib see everything natukene rohkem, sellepärast et kui me räägime things, siis on ikkagi, see ei ole inimene, ei kuulu sinna, aga kui me räägime nagu avatud linnaruumis, siis kahtlemata on inimene kui mingisugune mitte asi, paratamatu osa sellest lahendusest.
et kui nüüd realiseerida sellist IoT-põhist infrastruktuuri tänavavalgustuseks, siis me võime mõelda ka selle peale, et internet liigub autodesse. Interneti protokoll on juba autodes kasutusele võetud. On olemas vehicle-to-vehicle communication, ehk siis autode vaheline kommunikatsioon. On tulemas autode ja tee ääre vaheline kommunikatsioon. Kõik need on internetitehnoloogiad, et kahtlemata siin on olemas seos nüüd selle nii-öelda targa tänava valgustusega. Ja kui me räägime, et kas on nüüd keeruline ühendada masinaid mitte internetivõrku, siis ei ole väga keeruline. Me saame sellega hakkama, kuna see on selline, ütleme, single point ühendus, see on suhteliselt hästi kontrollitav, küll aga on keerukas ühendada inimesi sinna mitte internetivõrku, sellepärast et inimesed elavad nii-öelda internetis. Et sellepärast mulle meeldib see Internet of Everything kontseptsioon, kus inimestel tekib mugav võimalus suhtestuda selle linnaruumiga, näiteks tänu sellele, et kõigi meil on mobiiltelefonid taskus, me võime seda informatsiooni mugavalt vahetada näiteks selle linnaruumiga. Ma ei ütle, et seda ei saa teha ka teiste tehnoloogiatega, aga see nii-öelda ühilduvus muudab asja palju mugavamaks. Nii, siin on siis lõpetuseks mõned sellised ekraanipildid ühest tänavavalgustusest lahendusest, mis on siis konkreetselt Tartu linnast. Siin on need suuremad mummud on siin siis tänavakontrollerid ja see lõik on siis, kus on kõik lambid nii-öelda ära täägitud, kaardi pealt on näha, põhimõtteliselt saab siis siit iga lambi kohta vaadata, et mis informatsiooni ta enda kohta annab, näiteks energiatarvet, milline on tema rikke olukord või midagi muud säärast. Siin on üks teine juhtimissüsteemi näide, mis on siis Tallinnas elektritsentrumi parklas, kus on siis näha ka sellised, need on nüüd internetipõhised, interneti aadressiga lambid tegelikult. Ja siin on üks selline valgusprofiil ka, mis tähendab, et kuidas siis tegelikult käib see sellise heledus energiaprofiili edastamine konkreetsele lambile, et võib-olla lihtsalt kasulik näha, siit arvutatakse ka välja siis, kui palju energiasäästu me saame. Ops. Läheks sinna tagasi. Aitäh. Ja kokkuvõtteks võib-olla mõned sellised olulised mõtted, et kuna Eestis need linnavalgustuse projektid on algamas, selle jaoks on siiski 10 miljonit eurot raha 7 linna jaoks, siis vähemalt minu soovitus ja ka palju teiste soovitus, sealhulgas ka KIK-i soovitus on võtta seda võimalust natuke avarmalt, mitte mõelda selle peale, et kuidas teha nüüd odavalt ja lihtsalt minimiseerides oma finantseeringut mingi lampide juhtimissüsteem, aga mõelda ka selle peale, mida on vaja homme. Kuidas teha selline optimaalne lahendus. Kindlasti mitte nüüd maailma, ütleme selline, kus jookseb mingi gigabitte igasse lampi, aga teha selline optimaalne lahendus. Ja võrdluseks ma tooksin siia sellise koha, kus on elektriautode infrastruktuur versus kaugloetavate arvestite infrastruktuuriga Eestis. Et mõlemad need on energiaprojektid. Elektriautode infrastruktuur ehitati üles vaadates tulevikku, aga nüüd erinevalt sellest kaugloetavate arvestite infrastruktuur, mis rajati siis Ericssoni ja Eesti Energia poolt, võeti kasutusele eilne tehnoloogia. Põhimõtteliselt me selle infrastruktuuri peale, mis on ka tegelikult väga suur infrastruktuur, seda ei saa hästi laiendada. Hea moment on praegu kaasata Eesti disainerid ja IT-arendajaid, kuna Keskkonnainvesteeringute Keskuse soovunelm on ikkagi see valgustuslahendus välja arendada Eesti tehnoloogiat kasutades. Siis praegu on viimane hetk, kus kõik disainerid, IT-arendajad saaksid panustada sellesse. Ja
ja kuna siin eelmine ettekanne oli just disainist, siis mulle väga meeldib see Aalto mudel ja mulle meeldib ka see, et on see koostöö läinud käima Eestis, kus siis disainerid ja arendajad, IT-inimesed töötavad koos. Ja hiljuti oli selline konkreetne olukord, kus meie juurde tuldi ühe disainvalgustiga ja nüüd ehitaja küsis, et kuidas ma selle paigaldada saan, sellepärast et siin ei ole seda auku, kuhu antenni panna, siin ei ole see toru on nii peenikene, et sinna sisse ei ole võimalik seda elektroonikat panna. Et Soome on selles plaanis kaugele ette jõudnud, viies kokku tehnoloogiaülikoolid ja kunstiülikoolid, mille peale Soomes muidugi paljud ülikoolid ei ole väga õnnelikud, aga ma arvan, et see on väga selline jätkusuutlik side. Et kindlasti oleks tarvis seda sidet Eestis tugevdada ja sellisel juhul me saame luua süsteeme, mis on nii-öelda mitte eilse päeva süsteemid, aga homse päeva süsteemid ja me saaksime realiseerida linnaruumi, mis ei ole eilse päeva linnaruum, aga pigem homse päeva linnaruum. Aitäh!